No tere taas! Nagu näha, siis jälle kalavetel ja täna tulin ühele Lõuna-Eesti väikejärvele, et prooviks siit täna koha püüda ja mine tea, võib-olla ka mõni aug eksib ära, et kasutan jälle selleks laivandurit, Megalive 2 Humminbird ja ma ei ole sellel aastal siin järvel käinud. Eelmine aasta sai siin mitu raksu käidud ja mulle tegelikult see järv väga meeldib. See on väga ilusad koha sees ja väga ilusaid auge ka. Auge tõsi küll nii tihti ei näe, aga siiski põnev siin on. Ja kuna see järv ei ole kaardistatud, siis mina kaardistan seda ise. Ja selleks on Humminbirdil selline lahe asi nagu AutoChart Live. Ehk siis sa ostad eraldi kaardi, mille paned plotteri sisse ja sul on võimalik ise oma kaardid teha järvedest, kus ei ole. Et siin on juba mul miskit tehtud. Aga teen edasi. Ega ma tegelikult kaua püüda ei saa praegu, selles mõttes, et mul tulevad kliendid, mul on täna giidipäev siin. Ma katsun enne nüüd natuke tunnike püüda, ma tulin varem meelega, et ma saaks vähe püüda. Ja siis vaatame, kui kaua kliendid viitsivad olla, võib-olla püüan pärast ka veel. Ma arvan, ma koos klientidega videot ei tee, aga vaatab, et võib-olla nad ei taha, et siis kõik ei ole nii edavad, vaata kui mina. Et mis ma tahtsin näidata, käisin jälle laost läbi, võtsin endale paati ühed suured näpitsad, pika otsaga näpitsad, väga hea on kalalt nagu lanti sügavalt ära võtta. Ja samas nendega on ka päris hea söögikala maha koksata. Mõõdulindi, sellised väga mugavad käärid, mida vajutad, siis siit jookseb välja, lõikab ja siis siuke taskupärane noateritaja. Siuh ühelt poolt ja või paar korda sellest nii-öelda jämedamast ja siis viimistluseks teisest. Panen 2 ritva valmis. Üks on nii-öelda tummisemate lantide jaoks ja teine on siis selline väiksemate lantidega, millega ma püüan siis siuke 4-5 tolli lantidega ja selle asjaga ma panen siia, ma panen mingi 20 senti landi otsa. Et väike järvedes koha tahab päris suurt lanti. Nii, võtame need ka lahti. Kurat, need on need avanematud pakendid. Kuna Humminbirdil on väga hea sidescan, siis ma kasutan seda eelist praegu ära ja üritan sidescan'i ehk siis külgvaat näidu peale näiduga leida kala. Mul näitab praegu 40 meetrit paremale, 40 meetrit vasakule ja kõik, millest ma üle sõidan, ma näen neid kalu ja mul on vöörimootor ja plotter on ära ühendatud. Et kui ma näen seda näitu, siis ma saan anda ekraani pealt käsu vöörimootorile, et mine sinna, võtab GPS-punkti, läheb selle kala juurde ja siis ma otsin laiviga ülesse. Et prooviks seda praegu ära kasutada ja leida mingisugust suure kala näitu. Ja vaatame siis, kas meil õnnestub äkki niimoodi mõni suurkala kätte saada. Et teoorias peaks see olema lihtne ja ma nägin just väga ilusat näitu. Ma teen siin suuremaks korraks. Väga ilus. Nii. Ja siis lihtsalt vajutad mine kursorile. Vöörimootor võtab GPS-punkti. Ma näen, ta on praegu paadis 26 meetrit. 27, sest ta läheb algust tagasi. Ma saan hoogu juurde panna vähe. Ta läheb korraks tagasi sinna punkti, kus ma selle GPS-punkti võtsin ja nüüd ta hakkab liikuma sinna suunda. Ja nüüd ma juba näen, et see distants väheneb, sest me liigume selle kala poole. Et nüüd ma võtan jälle hoogu maha. Ja praegu on näha 20 meetrit. Nüüd ma lülitan ümber laivi ekraani peale, et ma seda saaks salvestada. Ja tegelikult see kala peaks meile nüüd otse eest vastu tulema. Ja täpselt nii ongi. See kala on siin üleval pinnas. 15 meetrit. Päris ilus suur näit.
päris ilus suur koha on see. Noh, mõõdukoha. Kena kala, nii. 10 meetrit. Ahah, plärtsatuse peale ehmatasid või? Nii, seal oli siiski 2 kala vist praegu. Nüüd ma ei ole enam kindel, et see oli see näit, mida ma nägin. Aga ma vaatan korra veel. Nad on praegu nii liikuvad, et kui ma näidu ära näen ja lõpuks sinna jõuan, siis kala võib olla 10 meetrit kuhugi liikunud juba. Aga mööda põhja siin toimetavad mõned vähe kobedamad näidud. Ühesõnaga teoorias peaks asi nii käima, nagu ma näitasin, aga alati see nii ei käi, sellepärast et nii, võttis ära. Ilus koha. Suuserdan nüüd siin selle kahvaga nagu mingi amatöör. Iga kord ma oma videode pealt vaatan, et mille kuradi pärast ma nii vara selle kahvaga surkima hakkan, et las see kala sõidab natukene. Aga siis tuleb adrekas sisse ja ma unustan ikka ära selle kogu aeg. Ja ikka hakkan surkima. Aga igatahes võimalik, et see oligi see näit. Sellega on see asi, et kui sa sidescanni peal selle näidu ära näed, svöörimootor võtab selle punkti, tähendab kaalud võtab GPS punkti, läheb kõigepealt sinna punkti tagasi, siis hakkab selle näidu juurde sõitma. Aga praegu on kala nii liikuv, et see kalapoiss, mida ma nägin, see näit oli päris ilus. Arvan, et suurem kui see. Kui ma kohale jõudsin, siis ei olnud seda näitu või oli mingid 2 kala. Samas see 2 kala võis kõrvuti ka sihukese näidu anda sidescannile, et kui kalad on niimoodi paralleelselt. Aga igatahes nägite vähemalt, kuidas see töötab. Ja mõnes Augijärves on näiteks väga hea niimoodi hauge, suuri hauge just otsida. Aga näete, täpselt paras söögikala. Ilus koha. Noh, kas just täpselt paras, ma eelistaks ise tegelikult veidi väiksemaid söögiks, aga ütleme nii, et ei ole tast hädaga midagi. Saab kohe uued näpitsad ära katsetatud. Eelmisest korrast jäi otsa Kickman, või see The Girl, Crush It The Girl ja jälle Sparkless Shad. Et väga hea värv. Mahfishing.com, minge ja vaadake. Ja ärge unustage kasutada sooduskoodi FRIEND10. Aga ma panen selle kala live välja ja väga ilus. 60 senti midagi umbes. Nii, kliendid ka jõudsid juba natuke varem, nii et ma lähen võtan nad peale ja eks siis vaatab, kas ma teen nendega koos videot või kui ei tee, siis äkki jätkan õhtul. Et natukene arvatavasti jään pärast veel püüdma, niikuinii proovin seda õhtupüüki ka. No nii, giidipäev sai läbi, kell on 9, olime natuke kauem kui esialgu plaanisime, sest põnev oli. Ja kala tuli ilusti, et ma tulin veel korraks peale, mõtlesin, et ühe kala võiks siia videosse veel ju panna, et ilm on nii tüln. Luks, täis luks. Kala.
kala nagu on. Kala tuleb natukene otsida, kala on hästi pinnas. Ai sa vana vikat, kui hea laks oli. Otsa ei jäänud. Ai, jälle jäänud otsa sama kala. Andi tõmbas peaaegu pooleks, aga otsa ei jäänud. Nüüd on päris ilus kala. Ei ole. Väike ka hoopis. Näit petis nii ära pimedas. Aga täitsa mõõdukohane. Lant on täitsa kurgus. Ja ikka 12 senti Kickman. Ma ei mäletagi, mis selle tooni nimi on, aju vist. Ma arvan, et selle väikse kalaga lõpetame. Et ma ei usu, et ma siit täna enam suurt saan. Ja sääsed jõhkralt söövad. Aga tšau, näeme järgmises.